seda muuta on tohutu raske. Seda rasket tööd hakkab tegema Liis Borissenko. Liis tunnistab, et temast sai alkohoolik, kuigi oli põhimõtteliselt kuni 20 saamiseni alkoholivastane. Kui ma vaatan oma mineviku peale, ma saan aru, et ma ilmselgelt liialdasin alkoholiga. Ja samas ma usun, et kui mu tuttavad praegu vaatavad see saadet, mõtled, et ei olnud ja niimoodi, aga ma tean, mis minu sees toimus. Liis meenutab, et tal oli õnnelik lapsepõlv. Tal oli hea kodu, sõbrad, trennid ja kool. Kuid teismeeas hakkas miski kriipima. Selleks, et end kindlamalt tunda ja enesele rohkem meeldida, hakkas Liis otsima abi alkoholist. Algus võib-olla oli see kvartalis korra, siis 6 korra, siis juba orgunnid igaks nädalavahetuseks. Ma usun, et see ei olnudki midagi nagu, see oligi selline tavaline. Iga nädalavahetus pidi kuskil olema. Vale selle juures minu kontekstis oli kindlasti see, et ma ilma nagu ei oskandki enam pidutseda või fannida. Liis ütleb, et on kirglik inimene. Ta on kirglikult pidutsenud ja kirglikult tööd teinud. Mitu korda üle töötanud ja pidanud seetõttu ravimeid sööma. Pärast järjekordset läbipõlemist lahkus Liis oma väga healt töökohalt ja temast sai ühe ööklubi direktor. Pidu kestis 24/7. Ma mäletan sellel perioodil, kui ma mõtlesin seda, et tegelikult ma ei tohiks võtta esimest pitsi, sest ma ei teadnud, kas see jääb sellel päeval viimaseks. Ma ei ole olnud kodutu, ma ei ole olnud nagu ilma tööta või leivata või mul on pangalaen oli makstud kõik selles mõttes, et ma olen hakkama saanud. Ma olen kõigi inimeste jaoks olnud, et kõik on ju okei. Aga ka jah, et selle kõige kõrval olid valed suhted, sealt tekkis siuke nagu kaksikelu. Ma teadsin, et need inimesed, kellega ma suhtlen, elasid väga vale elu. Ja ma aimasin seda, ma püüdsin silmad kinni pigistada. Ja see kõik ju sööb meid ja siis sa nagu järjest rohkem siis püüad ennast kuskil ära peita. Kas sa üksi ka jõid? Lõpus jõin, jah. Liisi viimasest pitsist on tänaseks möödas 14 aastat. On olnud kiusatusi, kuid Liis teab, et elu ei ole ainult pidu ja rõõmu võib leida hoopis teistest asjadest. Oluline on ennast armastada. Mina ei oleks 14 aastat tagasi Oleviste kiriku uksest sisse jalutanud ja seal jumalat kohanud. Ja selle kogutuse armastuse keskel olnud ja hakanud tervenema ja iseennast armastama sellisena, kes ma olen. Mina ei tea, kus ma oleks jõudnud. Kirikus kohtas Liis ka Williamit, kes oli sõltlasena läbinud Lootuse küla programmi ja aitas nüüd teisi. 7 aasta eest nad abiellusid ja nüüd on Lootuse küla asukate aitamisest saanud ka Liisi elutöö. See, et temast saab naistekeskuse juht, oli vaid aja küsimus. Kuigi Liis ise ei osanud seda oodata. Kas on oma kogemusest tuua näide mõnest imelisest tervenemisest? Muidugi on. On ka ilma programmita mõni inimene saanud terveks ja muutunud. Aga mis see viga on tavaliselt? See esimene kuu on nendel, kuidas ma ütlen, nad saavad füüsiliselt vabaks. Ja mõni mõtleb, et nüüd ma olen vaba. Aga see sõltuvuse probleem ei ole ainult füüsiline. Ta on sügavalt psühholoogiline, ta on vaimne ja et neid asju parandada, see võtab aega. Minu jaoks oli üks nagu avanemine ühel hetkel, kui ühes tunnis räägiti seda, et see sõltuvus, ükskõik milline, mitte ainult alkohol, narko, kõik muud, et see nagu paralleelselt kõnnib meie kõrval. Kui me arvame, et ma olen nüüd 10 aastat ilma, et ma võin nüüd natukene proovida või midagi teha, siis paraku elu näitab, et sa ei alusta nagu otsast. Et kui mina võtaks täna hakkaks, et ma võin väikse veini teen, eks ju, siis ilmselgelt väga kiiremini, kui ma ise arvan, kiiremini, kui keegi teine arvaks, oleks ma tagasi seal, kus ma lõpetasin ja veel hullemas. Oleks tore, kui need juhtuks plaksti ja asi oleks valmis, aga see võtab väga palju tööd nende poolt, väga palju tööd meie poolt ja aega, et seda tööd teha. Märt Vähi tõdeb, et kõige keerulisem oligi naistekülla töötajate leidmine.
hetkel käivad Liisile abiks vabatahtlikud. Umbes 6 aastat tagasi sattus minu teele üks noor naine, 20-aastane, ja siis ma puutusin ka lähemalt kokku narkomaaniga ja tema lugu kuuldes, kui ebainimlikult rasket elu ta oli elanud, siis see nii tohutult puudutas mind, et ma mõtlesin, et ma tahaks teda väga aidata, kui tal tekkisid sellised kriisid, et ta ei suutnud enam elada, siis ta helistas mulle alati. Ja mingil hetkel oli väga pikk paus, et ta ei helistanud mulle. Minul tema numbrit ei olnud ja ühel päeval ma sain tuttava käest teada, et teda ei ole enam. Ja siis murdus minu sees midagi, et ma tundsin isegi nagu süüd, et ma ei teinud, ma ei pingutanud rohkem. Kui kaugelt sõidad siia Lootuse külla? Siia on 32. Sa tuled 32 kilomeetri kauguselt, laps kaasas, väike. Ja ikka tahad seda teha. Ja see töö on vabatahtlik, tasuta. Ja. Liis ütleb, et Lootuse küla naiste aitamisest on saanud tema südamekutse, kuigi uus amet toob sageli väljakutseid. Vahetult pärast esimese naise sissekolimist põles maha üks majadest. See oli jõulu teise püha hommikul. See põleng oli päris tõsine, maja on tõesti täna kasutuskõlbmatu, aga samas, kuna meil on kindlustus, me saame kõik selle korda ja juba on tekkinud ka selle mõtted, et võib-olla me isegi teemegi mõned funktsioonid ka juba ümber, kuna niikuinii hakkame ehitama, et see maja oleks veel täiuslikum ka siis seal just seda programmi läbi viia. Mis on kõige olulisem? Mida sa saad endale naistele anda? Kindlasti tahaks terve listi asju anda, aga ma usun, et esimene ja üks olulisemaid on see, et neid armastatakse. Tõenäoliselt see on ikkagi see, et need inimesed on oma hingest tohutult üksikud. Ega see inimene ju ei mõelnud lapsepõlves, et ma tahaks saada narkomaaniks või alkohoolikuks ja tahaks vanglas istuda. Või tahaks oma elu hävitada ja lastest ilma jääda. Ja see ju kindlasti algab kuskilt, et just nimelt, et sa tunned, et sa ei ole oluline, sind ei armastata. Ma ei saa olla see, kes ma olen. Aga see kindlasti ei ole selline armastus, et sa võid kõike teha. Ma usun, et me armastame päris karmil moel. Et hommikul ikkagi hiljemalt kell 6 tuleb tõusta. 6:15 on hommikusöök. Vahepeal on vaikne aeg, siis on tunnid. Sa ei saa hilineda, sa ei saa mõelda, et jätta kodutöid tundideks tegemata. Sul on konkreetne töö, mida sa pead tegema. Sa ei saa valida, et ma ei taha sul teha.